Armu teile ja rahu Jumalalt, nii Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse aluseks on meil kirjakoht Johannese rõõmusõnumi 15. peatüki 26. salmist kuni 16. peatüki 4. salmini. Kui tuleb lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, tõe vaim, kes lähtub Isast, siis tema tunnistab minust. Ja teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale. Seda ma olen rääkinud teile, et ei komistaks. Nad heidavad teid kogudusest välja. Jah, tuleb tund, mil igaüks, kes teid tapab, arvab end Jumalale teenet osutavat. Ja seda nad teevad, sest nad ei ole ära tundnud ei Isa ega mind. Kuid seda olen ma teile rääkinud, et kui see tund tuleb, siis tuleks teile meelde, et mina olen seda teile öelnud. Seda ma ei ole öelnud teile kohe alguses, sest ma olin koos teiega. Aamen. Ma ei tea, kas te teate lugu ühest koerast peegellossis. Üks kuningas laskis esitada lossi peeglitega, kuhu seintele, lagedesse, isegi põrandale oli paigutatud peegleid igal pool ümberringi. Ühel päeval jooksis sellesse lossi koer ja korraga ehmatas ta, nähes enda ümber igal pool tervet hulka koeri. Ta ajas hambad irevile ja teised koerad tegid seda sama. Ta haugatas ja igalt poolt kajas vastu haugatus. Koer hakkas haukuma meeleheitlikult ja klähvima, võitlema kõigi nende teda ümbritsevate koertega. Hommikul leiti koer lossis surnuna. Ta oli võidelnud omaenda peegeldusega. See tänane lugu, meil oli just taevaminemist-püha, ees ootab 4 püha. Jeesuse jüngrite jaoks on maailm väga muutunud. Ja sellest muutuvast maailmast või selle tulekust, muutusest räägib Jeesus korduvalt. Me oleme neid tekste siin viimaste pühapäevade jooksul päris mitu korda lugenud. Ka mina eelmine kord jutlustasin ühe umbes sarnase teksti üle, kus Jeesus taas kord teavitab, et tuleb muutus, aga tuleb ka püha vaim. Nõnda ütleb ka ta täna siin, et mõne aja pärast tuleb muutus, kus teda, Jeesust, ei ole jüngrite keskel. Ja veel enam, jüngreid endeid heidetakse ka nende kogudusest välja ja veel enam neid ka tapetakse. Aga kõik, kui see sünnib, peaksid jüngrid meeles, et on püha vaim, läkitatud Jeesuse poolt. Ma arvan, et sellel hetkel, kui Jeesus seda räägib, ei olnud see sugugi arusaadav jutt. Jeesus siit ka mõni rida eespoolt küsib ütleb, tõdeb, et ega te ei küsi minult midagi. Et ma räägin teile küll, aga te ei julge küsida. Ehk et see oli päris segadust tekitav jutt, hirmutav jutt. Aga Jeesus peab ilmselt seda nii palju kordi kordama, et jääks meelde. Jääks meelde, et kui juhtuvad asjad, need, millest ta räägib, mis ei ole üldse toredad ega meeldivad asjad, vaid pigem hirmutavad, õudsad, ei unustaks jüngrid ära midagi väga olulist. Et nad keskenduksid sellele,
et Jumal on jätkuvalt nendega koos. Jeesus kardab, ja nii see tõenäoliselt ju ongi alguses, et jüngrid ka keskenduvad sellele, mis juhtub Jeesusega. Sellele nähtavale kaotusele, sellele, et Jeesus vangistatakse, lüüakse risti, Jeesus sureb. Ja tema ülestõusmistki on ikka päris pikka aega üsna keeruline uskuda, vastu võtta. Ühesõnaga on aeg, mis tõmbab väga tugevalt ja jõuliselt endale tähelepanu sellele, mis on valus, mis on raske, mis on hirmutav. Aga selle keskel ei tohi unustada, et Jumal on jätkuvalt kohal olemas. Ja seda rõhutab Jeesus ka tänases kirjakohas. Kui me teame kirikulugu edasi, alguslugu, jüngrite lugu, siis nii ju läkski. Neid heideti kogudustest välja, neid tapeti. Aga mingil imelisel moel suutsid nad säilitada oma meelekindluse. Nad ei heitunud ega kartnud enam ühel hetkel peale 4 pühisündmust. Nad jäid kindlaks oma usule ja nad ei kartnud selle maailma hävitavat, hirmutavat jõudu. Ja sellega sai neist ka eeskuju paljudele, kes seda imet märgates hakkasid huvi tundma, mis säärasel moel annab jõudu, säärasel moel annab võimaluse ületada neid takistusi ja raskusi. Ja täna tuletatakse tegelikult seda ka meile meelde. Ma arvan, et aeg-ajalt oleme me jüngritega sarnases olukorras. Võib-olla siiski mitte alati nii rängas ja karmis olukorras, kus me edasimineku võimalusi ei näe, aga vahet pole. Kui raske ja karm meie mingi katsumus parasjagu on. Selge on see, et see heidutab meid, see viib meie rahu, rõõmu, tasakaalu, hirmutab meid ja nii edasi. Ehk see on midagi, mis on loomulik meie inimesele, meie inimlikule olemisele. See on see, mille vastu on nii-öelda rohi püha vaimu näol. Imerohi. Jeesus Johannese evangeeliumi algupooles 2. peatükis nimetab ka ennast selleks parakleetoseks ehk lohutajaks, eestkostjaks. Kui me teame, et seda sõna kreeka keeles on kasutatud püha vaimu kohta, selles just selles kontekstis ja selles tekstis. Ehk et tegelikult vahet pole. Jeesus on jätkuvalt kohal. Jumal on kohal oma kogu olemusega, oma kõikväelise jumaliku loojana, oma inimliku olemusena ja püha vaimuna, kes vahendab meile kõike seda Jumalat terviklikult. Ainult selleni jõudmine nii-öelda teadmisest, mõistmise või õigemini tajumise, et see just nii on, ei ole sugugi alati lihtne. Aga ilma selle tajuta või tunnetuseta ei näe me peeglite taha, ei mõista me peegli olemust. Et see on üksnes peegel.
mitte meid hirmutav kiskja meie vastas. Ja nüüd on küsimus meile ikka ja jälle, kuidas jõuda selle tõdemuseni, et Jumal on minu kõrval kohal alati olemas. Ma arvan, et läbi aegade on inimene üritanud seda Jumalat leida ja esitanud terve rea lõputult küsimusi, millele on otsitud vastuseid, selgitusi, arutlenud, filosofeerinud, mõtisklenud. Aga meie inimliku mõtte loogika häda on see, et see meie ratsionaalne mõte tahab kõik ära lihtsustada. Ta tahab paika loksutada mõistmise, arusaamise, loogikat. Ja enamasti, kui me kohtume olukordadega, mida me enam ei kontrolli, käivitub meis kohe see suur kontrollivajadus. Me tahaksime jälle leida ruttu ühe loogika, mis selle kõik ära seletab ja taastab minu kontrolli. Mis aga viib mind veel kord suuremasse segadusse, veel suuremasse abitusse. Ehk siis mõttest, loogikast saab omaette mõte, omaette nähtus, teema, hirm. Ja me ei vabane sellest, me ei pääse sellest välja, me oleme oma enda mõtete ja hirmude lõksus nagu peeglimaailmas koer. Sellepärast on oluline leida mingi muutust toov vahend. Ja ma arvan, et on üheks väga oluliseks vahendiks on Jeesus õpetanud meile palve. Ja kui Jeesus õpetab jüngreid palvetama, keskendub ta kõigepealt Jumalale, meie Isa, kes sa oled taevas. Ehk siis palve, mis keskendub inimmõttest väljapoole, palve, mis keskendub Jumalale, veel enam kontemplatiivne palve, mida võib-olla ehk ka kristlik maailm on kuidagi alahinnanud ja võib-olla aeg-ajalt ja kõrvale tõrjunud. Tõenäoliselt ka selles suures hirmus, et sellise inimese jumalikkuse avastamine ehk selline sisekaemuslik vaade on kuidagi äkki ohtlik ja viib meid liigse enesekesksuseni. Aga see on jälle meie piirav mõte, mis seda hirmu tundma hakkab. Kui me tõepoolest läheme enda sisse otsima Jumalat kohal olevana, siis ei saa see olla enesekeskne. Enesekeskne on ainult meie mõte, mis viib meie ette antud loogikaid pidi. Kuhugi lõksu jälle kinni. Aga ei ole Jumal, kui me talle keskendume. Ja olgu siis kas või tema inimlikule loomusele, kes mõistab inimese valu, kannatust, piiratust, puudulikkust lõpuni. Nõnda siis on meile antud püha vaimu näol võimalus leida kontakt, päris eheda kontakt Jumala. Aga just nimelt, mis seda iseloomustab? Suhe. Suhe, kui me pöördume suhte poole, siis me pöördume selle poole, kellega me suhet loeme, mitte iseenda poole. Kui me pöördume Jumala poole suhet luues, püha vaimu kaudu, siis me vabaneme ka oma mõttelõksudest. Kui me inimeste elus kriisidest väljumise juures mõtleme, mis meid aitaks, siis see on ju ka suhe. Ehk et kui me keskendume oma kaotusele üksnes ja sellele, mis juhtus sündmusele, siis me ei saa sealt kuigi kaugele edasi. Kui me loome suhte
kas või keegi tuleb mu kõrvale ja on minuga hetke koos. Kui me küsime kellegi käest, kas temal on minu toetust vaja, hakkab maailm muutuma väikesest asjast. Tähelepanu pööramisest kellelegi enda ümber, võib-olla ühest küsimusest. Kuidas sa jaksad? Või lihtsalt pilgust, silmavaatest kellelegi, mis tedagi kõnetab ja millest ta tunneb toetust. Ja sellepärast on Jeesus õpetanudki meile suhet oma ümbritsevaga maailmaga, inimestega, mitte kedagi hukka mõistes, mitte kedagi ära tühistades, mitte kedagi kõlbmatuks pidades. Sealt hakkabki meie kontemplatsioon. Sealt algabki meie suhe, inimeste vaheline suhe, alustab suhte Jumalaga. Nõnda siis on meil tegelikult tohutult palju võimalusi. Tuua ennast välja sellest oma mõtteskeemide lõksudest, päästa ennast hirmutavate piltide ahistusest ja ängistusest ja leida tee peeglite maailmast välja, õigemini teades, et peeglite taga on hoopis midagi muud. Ja meie teame, et peeglite taga ümber igal pool on püha vaim, Jumal kohal olemas ja me ei pea muretsema.